teen ühe video siis ka vahepeal lihtsalt, kuna palju nagu häirivaid asju, mis soovivad, et nende maailm jätkuks sellisel viisil, on ju, nagu nad tahavad. Ja kui maailm ei jätku sellisel viisil, siis nad tulevad uuesti ja suruvad nagu oma agendat, et maailm jätkuks sellisel viisil, nagu nad tahavad. Ja maailm nagu ikka ei kuula, on ju. Et üks asi, mis nende puhul on see, et nende reaalsustaju mõnikord on selline, et on nagu üks versioon reaalsusest, seda on nagu näha mõnikord, et ainult üks versioon reaalsusest on tõsi, on nende siuke päris reaalsustajuga, milles nad elavad siis selles mõttes. Ja see nagu ka siis piirab seda lahenduste teket selles mõttes. On siin punase kärbsesõnaga kohvi praegu. Ma siin natuke teisest maailmast päris siuke psühhedeelne kraam. Et kui sa soovid midagi kogeda vanasel planeedil, ütleme, ma tahan maja, naist, ilusat last, siis sa pead nagu kuskilt, sa alustad nagu kuskilt, aga sa ei saa täpselt öelda, kuidas see täpselt kõik juhtub, on ju. Et see samamoodi, et ma ei hakka niimoodi pihta siis ju, et ma valin nüüd selle inimese välja, selle korteri on ju, ja seal kõik peaks juhtuma, on ju. Et meil on nagu mingid sellised soovid on ju kõigil. Me oleme inimestena, meil on see valikuvõimalus ja meil on siuke soov nagu kujundada oma elu, on ju. Meil on soov kogeda erinevaid asju, soov nagu teada saada, mis oleks seda kogeda, mis oleks seda kogeda. Aga väga hea asi on, kui sa oled nagu suuteline siis seda reaalsust nägema mitme reaalsusena, ehk siis et sinu see unistus võib täituda ka mingi teise reaalsusena, et selles mõttes see ei pea nagu juhtuma nui neljaks täpselt nii nagu kellegi esialgne plaan võib-olla siis on. Meil on võime teha plaane, aga need plaanid nagu lähevad, ütleme, selle sirge joone plaani on ju, aga see läheb nagu, see tahe nagu läheb kõveraks aegruumis edaspidi on ju. Ja see on nagu siuke, et sa ei tea, sa paned mingi jõu kuhugi või mingi panused kuhugi. See, mis nagu edasi hakkab juhtuma, on ju täpselt. See on natuke vabam kui siis sinu see täpne energia panustamine, suunitlus või ettevõte. Paraku ja väga paljud inimesed valinud selle, et nad näevad seda reaalsust ainult ühtemoodi. Ja kui sa lähed kõrval nagu nende maailma, nagu ränderingi ja lähed kõrval nende maailma, siis sa vaatad, et vau, et see inimene elab täiesti unikaalset elu, mitte keegi teine. Mitte kellegi teisel ei ole sellist reaalsust isegi. Ja tema on veendunud, et see on ainus reaalsus. Ta ütleb, et minu töö on ainus reaalsus, on ju, ühtegi teist reaalsust ei ole. See on täiesti crazy, sellepärast, et sa näed kõrvalt, et keegi teine isegi ei koge mitte midagi sellist, mitte kusagil mujal. Ja tema ütleb, et kõik elavad niimoodi, on ju. Ja, et mis ma tahan öelda, et
et need lahendused need võivad tulla nagu teistmoodi nagu teisest kohast, no mina katsun valmis olla, et on mitu erineva lahendust, toetab mingi probleem. Neid lahendusi võib olla 10 nagu täiesti erinevatest dimensioonidest, erinevate nurkade alt, on ju. Ja et me ei pea nagu tingimata just ühel viisil oma seda eesmärki saavutama. Üks hästi väike asi, mis ma tahan öelda, et mis see, kus me nüüd, ma ei tohi ikkagi sinna minna, on ju. Ma ei tohi vist isegi kommenteerida seda, midagi öelda, on ju. Et see on kellegi näide, on ju. Et see on kellegi teiste eraasjad, ma ei tohi vist isegi kommenteerida tegelikult, on ju. Ja inimesed nagu soovitavad, et ma oleks siis tsentraalsem, et ma ei liiguks ainult perifeeriates, vaid ma oleks ka nagu mingi grupi moodi rohkem teiste keskel. Mis ei ole kuigi hea asi. Nagu selles mõttes. Sest see on nagu ehitatud niimoodi, et keegi ei taha sinna tulla, vaata. Meie elu sees ei ehitaks mingit kaubamaja, mõtle nad. Et selles mõttes, et me näeme, ütleme, et ma olen nüüd isa ja milline peaks siis isa kogemus olema sellest elust, on et sa käid tööl, sa käid õhtul kuskil kaubamajast läbi, võid perele süüa, et me ei astu sellesse lõksu, keegi ei osta mingi kaubamajast mingit süüa, et sihukest asja nagu ei ole selles mõttes. Et see on nagu mingid ja neid, sa ei kujuta ette, kui palju neid ettekujutusi tegelikult on, millel üks inimene peab olema selles mõttes. Mina ei toeta neid, kes valmistasid neid kaubamajasid. Ja ma saan aru, et sul suur soov oma rikastuda ennast planeedil ja saada seda füüsilisse rahakotti, oma raha juurde ja sa oled kõik nüüd teinud mitu aastat selleks, et saanud riigilt mingit toetust ja nüüd sa oled pannud püsti oma selle hoone, suur kaubamaja, kus ei tohi olla ühtegi ehitusviisaka, kus inimesed nüüd käivad sees ja nüüd on kellegi ettekujutus loomulikult, et ka mina on ja siis peaks käima tööl ja siis toetama finantsiliselt siis seda kaubamaja on ju. See on selline üks võimalik versioon seda reaalsust kogeda on ju. Et see on küll nüüd väga keeruline viis minu raha küsida, et midagi ilusamat on. Et meil on siin niisugune versioon, et on keegi rikas mees, kellelt saab raha on ju. Et see on midagi väga head on ju. Et mina jah ei ole selles ja jaa, mul meenub, ma ei ole selles kunagi olnud isegi. Ei, kindlasti on inimesi selles. Oota, ma mõtlen korra.
ja ma saan aru, mulle nüüd meenus, et ma ei ole kunagi selles olnud isegi. Ja ma ei tea, mis see on, seda kogeda isegi. Selles mõttes. Jaa. No aga vaata, osadel on sellised ideaalid, et enne abiellumist juba mees olgu rikas, et siis ta nagu hakkab seda raha jagama ja kõiki toetama. Kui mina astusin suhtesse, siis olin just rännanud läbi külma öö viimase 20 kuskilt jala ja mul ei olnud korralik riideidki isegi, rahast rääkimata, telefoni ja midagi. Et kuidas kunagi vaata, et need suhted ja abielud, need on väga erinevad mõnikord. Ja nüüd on ikkagi tehtud, loodud see reaalsus, mida ma juba mainisin, see kaubamaja on. Keegi nägi suurt vaeva ja ma saan aru, et ehitas siukse kavala poe või kaubamaja siis on, kuhu siis teised saavad maksta oma raha on. Ja siis vastutasuks nad saavad siis need tooted sealt osta on. Ja nagu te aru saate, siis väga vähe osa kodanikke on, liiga vähe osa kodanikke kasutab aina seda võimalust on siin riigis. Need, kes on selle poolt on ju, et võiks olla siukseid rikkaid mehi hästi palju, kes maksavad raha meile. Need siis nõuavad umbes, et ka Taavi, et ka mina võiks olla siuke rikas kaubamajade toetaja on ju, et miks mitte on ju, et mõtle, sul oleks nüüd 100 000 või see raha arvel on ja saaksid käia kaubamajas osta perele süüa. Et midagi muud neil pakkuda üldiselt ei ole. Et meil tuleb leida mingi kompromiss ja meil tuleb leida mingi parem versioon sellest, et loomulikult selline lahendus on täiesti vastuvõetamatu, et mina nüüd hakkan järsku rikkaks ja hakkan mingis kaubamajas käima. Ma saan aru, paljud olendid võib-olla soovivad seda, kellel on, tunnevad, et neil on raha liiga vähe, neil raha puudus. Muidugi poemehele meeldib, kui sa maksad talle raha, kui sa ostad tema tooteid. Et siin tasub ja meenutada, et meil ei ole kunagi olnud selles vibratsioonis on ju, mis arvatakse olevat normaalne on ju. Ja see tähendab eelistatud soovitav vibratsioon. Ja kõik teised nagu, ma tulen selle algusteema juurde tagasi, kõik teised reaalsused nagu on nüüd välistatud on ju. Et meil peab olema see rikas mees, kes käib kaubamajas ja ostab perele sealt süüa või mida iganes. Siuke reaalsus peab olema ja kõik ülejäänud versioonid reaalsustest, nagu te aru saate, on nüüd välistatud. Et siinkohal jah, et keegi lahkus antud mõtteväljast just, et keegi ei soovinud teada enam sellise versiooni kohta on ju. Et vaata, meie jaoks need on nagu igavad lihtsalt, et see lihtsalt ei ole põnev on ju. Mina ei ole kogenud kedagi materiaalselt toetada selles mõttes. Kui mul oli kunagi ammu, kui mul oli natuke raha, ma annetasin selle templile. Ja budistlikule templile. Ja ma selles mõttes ei ole teadlik, on ju, kuidas on omada mingit käekella ja käia sellega ringi mööda kaubamaja. Et paljud teevad niimoodi jah. Ja siin neil on staatus tolles maailmas on ju.
just nimelt tolles maailmas, sest räägime nüüd edasi natuke läbirääkimised olnud. Minu jaoks too maailm on midagi väga kauget lausa, on ju. Et kui mul kunagi ammu oli rohkem raha, kui mul iial oli vaja, on ju, siis me katsusin lihtsalt kõndida ja mediteerida läbi nende reaalsust, et me nagu, ma ei tea, jõin seal teed, mediteerisin, proovisin mingit budistlikku kirjandust jagada. Et ma selles mõttes ei mõelnud selle peale, et kuidas oleks nüüd peret luua ja perele osta midagi nendest ruumidest, on ju. Et sellele ma tõesti ei mõelnud mitte kunagi. Et mul ei ole olnud see prioriteet, et noh, ma võib-olla tõesti tegin mingi vea siin selles mõttes, aga see ei olnud nagu minu unistus lihtsalt. Ma ei ütleks isegi, et see mingi viga oleks olnud. Ma ütleks, et mul lihtsalt ei olnud nagu, mõnel mehel võib-olla on niisugune no kindel plaan tulevikus on, et ma hakkan oma naiste lapsi üleval pidama tulevikus finantsiliselt, on ju. Minul ei ole seda mitte kunagi olnud kahjuks, on ju. Või õnneks. No teie jaoks kahjuks on, et minu eesmärk oli siis midagi romantiliselt hüpata või valgustada või midagi ilma tuleviku ette teadmata siis. Ja see on viinud nüüd nii kaugele, et järk-järgult ma olen hakanud manduma ka sellesse ühiskonda sisse jälle, on ju. Nagu isadega ikka ilmselt juhtub, et nad jäävad vanaks, on ju, ja ta hakkab muutuma siis, mis on see konformism, nad ei ole enam nii unikaalsed nagu mina, et ma hakkan ka muutuma teiste sarnasemaks rohkem, on ju. Et suva on ja see unikaalsus, suva see punk ja me oleme rohkem nagu teised jälle, on ju. Ja sellest tulenevalt on minuni hakanud siis ka lähenema see kaubamajas kolamise või kaubamajas käimise sagedus. No minu enda isa näiteks harrastab seda, et tema on see rikas eeskuju siis, on ju, kellel on alati hästi palju raha, on ju, kes saab kõiki asju osta kaubamajast oma naisele ja kõikidele teistele. Ja noh, kui sihuke inimene on juba olemas, siis kas on vaja veel ühte sellist inimest, on ju. Ja see on nüüd sihuke suur universaalne küsimus, on ju, et nagu mingi häda on õhus, on, et meil ei ole piisavalt raha, on 1, 2, 2 inimese sihuke küsimus. No. Et meil ei ole piisavalt raha, et oleks väga hea, on, kui oleks rikas mees, kes annaks meile seda raha. Aga kui sa mõtled, siis see ei ole, see on nagu less fun variant, et see ei ole nagu kõige lõbusam variant. Ütleme, et mul on, ma toon siin mingi halva näite, ütleme, et ma rändan ringi, tahan, et mul oleks 1000 eurot, on ju, mul ei ole kunagi olnud, ütleme nii suurt summat, ma tahan, et mul oleks 1000 eurot. Kõige halvem variant võib-olla oleks, kui keegi lihtsalt annaks mulle selle, on ju. Et see oleks kõige vähem fun, on ju. Et ma räägin nagu mingist olukorrast. Et hea variant on, kui sa näiteks rännad, siis leiaksid kellegi, teeksid mingi oma äri, on ju. Ja siis sa saaksid sealt 20 eurot, on ju. Et nüüd on, siin on maailmavaadete konflikt, mis on paraku hästi pikalt juba olnud ja tunnen, et on veel ja nüüd meie maailma põimuvad ja sihuke, mina suudan üsna kiiresti ehitada selle maailmavaate, nagu ütlen, Jeesus ütles, et tema ehitab oma keha uuesti 3 päevaga, nii et seda ma ei suuda, aga mingi maailmavaate ma saan ikka püsti üsna ruttu, on ju. Ja need juhtuvad olema võib-olla siuksed eksperimentaalsed et ma mõtlen, et need maailmavaate, mis teie jaoks on kinnistatud, on ju, minu jaoks need on lahtised. Ja selles mõttes on mul nagu mänguruumi.
Ja minu jaoks on okei äri, mis teenib 20 € kuus. Kui see on hea äri, on ju. Ja sinu jaoks on see absurd, lollus, rumalus, täiesti mõeldamatu, on ju. Kõik jäävad nälga, siis on. Aga minu jaoks on midagi, on ju. Vaatame, et mul on äri, on ju, mis teeb tulu 20 € kuus. Ja see on super minu jaoks. Ja lihtsalt on olemas siuke asi, on ju. Selles mõttes, ma ei tea, mis sellega teha, on ju, aga see nii on, on ju. Et siuke asi on üldse võimalik, on minu jaoks täiesti imeline kingitus, on ju. Ja. Aga teised peavad nagu seda hullupööraseks või mis mõttes on, et sa pead teenima 1500 € kuus, sa maksta perele seda, arvet seda. Ja siis ongi ja ülejäänud reaalsused on välistatud. Ja minu enda isa siin on õnnestus konfrontida teda või õnnestust nagu otseselt küsida, et kuule, ma elan praegu niimoodi, minu energeetiline vibratsioon on selline, minu ellusuhtumine on praegu selline. Ma ei küsi sult mingi abi, meie lapsed on praegu sellised, on ju. Ja ma ei tea, miks ja tema nagu konfrontis vastu, et noh, et minu töö on selline, sinu töö olgu ka selline nagu mul, on ju. Tema teeb täpselt sama töö, mis tema enda isa, on ju. Ja mina ütlesin, et jah, ma ei ole seal kunagi olnud, on ju. Et siinkohal ja siis ta on hea peaga selles mõttes, kuidas öelda, intellektuaalselt arenenud või ma ei oska seda öelda, et ta saab aru, et minu isa on selline inimene, kes saab aru. Ja läks mööda ainult, ütleme, 2 kuud või vähem. No ütleme, 4 kuu pärast ta sai kõigest aru juba. Ta sai nagu täiesti, me kohtusime võib-olla mingi 5 kuu pärast, ta sai kõigest aru, mis on juhtunud. Ta sai täiesti kõigest aru, kes ma olen, kes ma energeetiliselt olen. Ta hakkas mind aitama, et selles mõttes, et meil läks nagu õnneks see. Ja ta ütleb, et hoia madalat profiili selles mõttes, et ta ei luba mul nagu hoobelda minu saavutustega ja jälle unes nägin jälle midagi, et hoiatada, mitte nagu ei hoiatata, vaid öeldakse, et saavutused nagu, et ära nagu sinna mine või et kas saavutused üldse näiteks on tähtis, on siuke filosoofiline küsimus, on ju. Et poisi jaoks muidugi saavutada midagi on väga hea tunne ja mingi võit kuskil spordis või on ju. Aga võib-olla nemad tõesti, eelmine põlvkond, nad on nii vanad, head inimesed juba, et nende jaoks saavutus kui selline ka ei ole tähtis enam, on ju, või võimalik, on ju. Ja need keelavad nagu mul hoobelda siis oma väikeste saavutustega isegi ja ütlevad, et nagu ma hoiaks madalat profiili. Ja nüüd ma sain nagu sellest aru, et see on ka seetõttu, miks nad nagu ei tee järeleandmisi mulle selles mõttes, et säiliks selline maailmakord, on ju. Et keegi ei solvuks, et ma no umbes, et mina olen nüüd kõvem tegija kui sina, kuna mul on mingi väike saavutus, on ju. Mis teeks mind väga õnnelikuks, aga nad nagu hoiavad mind nagu selles mõttes mõistuse juures, et ma ei hakkaks keekutama mingi väikeste lastega, mis võib kedagi solvata. Ja mina siis omalt poolt pakun huumorit või energeetilist tuge või siis head sõprust võib-olla, siis on ju. Ja siit edasi on nagu keelavad mul minna, et neid ei tohiks nagu Taavi saavutused kerkida nähtavale, on ju. Et kuna need on ühes teises reaalsuses, kuna need maailmavaated on ise tehtud, kuna need on nagu erinevamad kui tavareaalsused, siis on ju
et nagu see reaalsus ei tohi võita, on ju, ja teistel ongi õigus, et neil ongi rohkem õigus, on ju. Ja ütleme, et minu isa nagu kaitseb nõrgemat võib-olla selles olukorras, on ju. Et lasebki võita nagu selle reaalsusega, selle maailmavaate, aga jätkubki see maailmavaadete konflikt ikkagi. Ehk ka need nagu vaimselt väga arenenud inimesed korjavad minu väljast üles seda konflikti vahepeal ja on nagu pooleli või puudu on mingid asjad, on ju. Ütleme, et ma ei tea, ütleme, et sa oled ilus naine ja sa oled oma elust nüüd abiellunud ja sul on nüüd lapsed kellegi mehega ja see mees ei käi üldse tööl ja teeni üldse raha, on ju. Ja seda võib-olla tõesti natuke liiga palju et just see on, või midagi sellest on just juhtunud, on ju, et me nüüd sellise nurga alt ei ole seda mõelnud, on ju. jah, ja kui sa vaatad nüüd, kui sa nüüd lähed selle mehe reaalsusesse, sealt juba hakkab nagu mingi teine reaalsus täiesti, kuidas see on üldse võimalik, on ju. aga vaata, on erinevaid maailmu ja kui sa vaatad Töötukassat, siis see peamiselt keskendub algajatele lihasöötele, on ju. Ta keskendub nendele, kes soovivad, kuidas öelda, motivatsiooni abil kolmandas chakras läbi lüüa, on ju. ütleme, mul on tahtejõudu hästi palju, ma soovin saada paremaks inimeseks, ma võtan Töötukassa mingi töö ja murran sealt läbi, on ju. ma olen seda ühe korra elus teinud. et see Töötukassa tõesti keskendub sellistele inimestele, kellel on päris aus, siiras tahtejõud, on ju, murda kolmandast chakrast läbi, on ju, ja saada paremaks inimeseks. ja kas, kui sa oled märganud, võib-olla siis tänapäeval see on ka muutunud, et neil on mingi maskid seal nüüd ja see ei ole päris täpselt see enam, on ju. kui sa on märganud, et midagi natuke muutunud seal on. ja vaat just seda, et midagi on muutunud, seda ka ei taheta teada. et öeldakse, et kõik läheb tagasi vanaviisi, aga meie jälle oleme saanud selge signaali, et see muutus on nii toetav, et me nagu ei saa minna selles Orioni vibratsiooni, ma ei oska seda seletada sulle. mis need maskid tegid, need on plejaadide vibratsioon, et ta nagu blokkis ühe Orioni aususe. ja see ausus oli just lihasööte maailmas, lihasööte kohta, ma proovin ka aus olla, võib-olla seda pole õige kellelegi. aga ütleme, ma olen aus lihasööja inimene. ja ma soovin teatud ausust, on ju. ja kõik, on ju. ja sealt edasi juba need maskid nagu blokeerivad selle sageduse. et see plejaadid ja me nagu ei lähe sinna ausasse Orioni lihasööjasse, vaata. ja seetõttu see on nagu surnud punkt. et see on nagu surnud koht või nagu, kuidas öelda, nullpunkt või seal nagu ei ole mitte midagi meie jaoks. et need inimesed endast ei saa aru, me ei lähe sinna mitte kunagi isegi, on ju. ja ma võin öelda, need plejaadid, need maskiasjad, need on natuke kõrgem, on ju, et seda meil on keelatud tegelikult kommenteerida seda või midagi sellist, on ju. et kuna see on täiesti eraasjad lausa. aga ma tahan öelda, et teatud piirini on ju sai see ausus nagu areneda võib-olla siis, on ju. ja nüüd on juhtunud üks kosmiline sündmus, on ju, nimelt plejaadide sekkumine maaelluses.
mida kõik tegelikult, kuidas öelda, igatsesid või ma ei oska seda öelda, sest ta on tegelikult naiselikum, kui seda presenteeritakse. Selles mõttes, et meil tuleb vaadata siin vana India uskude suunas ja tunnistada endale, et need vanad India mantrad ja nagu need on, see tsivilisatsioon on tegelikult see, kuhu minna, on ju. Aga Orioni omad siis nagu ütlevad, et stopp, on ju, et meie aus lihasöömine on ju, peab võitma. Ja nad ei adu või nad ei saa aru, kuhu nad on tulnud, selles mõttes, et nende seal, siin, kus meie oleme, seal enam nagu nende vibratsioon ei võida selles suhtes, et siin ükski meist nagu ei lähe Orioni ausasse lihasööjasse praegu, selles mõttes, et pigem on mingi kavaldav huumor selles praegu, ma ei tea, mis asi seal täpselt on. Seal on mingi elutarkus võib-olla on seal, on ju. Et ma ei väida, et lihasööjad on lollid kõik. Ma ütlen, et lihtsalt me ei lähe sellesse vibratsiooni praegu. Ma ei ole öelnud, et umbes, et 80-aastane mees on rumal, on ju. Ma ei ole midagi sellist öelnud. Ma lihtsalt mõtlen, et teatakse, et ei minda sellesse vibratsiooni, on ju. Ma räägin siis 80-aastane mees, kes lööb liha, et kui mina olen 80, siis ma kindlasti endiselt ei söö liha. Selles mõttes, et seda nagu ei juhtu, seda klooni või koopiat nagu, mis võib-olla praegu on ju. Ja see reaalsuste vaheline konflikt nagu on seotud siis selle grupi jõudmisega lihtsalt inimliku läheduseni või inimliku lähedase suhteni, sõprussuhteni võib-olla siis ka pereliikmete. Ja siin on üks täiesti teine maailmavaade, ehk siis Plejadide vegetaarian on siin, mis ei ole lihasööjate kontrollitud töökohad, on ju. Ja seda on võib-olla raske mõista, ja kui sa ei ole teadlik Plejadide vegetaarianist, siis sa ei mõista, et nemad enam ei ole nii seotud selle Orioni lihasööjate kontrollitud töökohtadega, on ju. Kui sa küsid, kui sul on küsimus selle kohta, sa võid küsida maa teadmise kohta, sa võid küsida maa endalt, on ju. Miks need on ju, need on selleks, et inimestel oleks siuke heaolu, on ju. Et see ei ole nagu, Plejadidel ei ole see kohustuslik, on ju. Aga tead vibratsioon nagu väidab, et ütleme, et noorele mehele on töötukassa kohustuslik või no midagi sellist, on ju. Ja see tahab, kui sa kuulad seda, siis see tahab tegelikult head inimesele, tänapäeval vähemalt, võib-olla kunagi see tahtis kurja inimesele, aga tänapäeval see on siuke heasüdamlik vana naine, kes tahab lihtsalt noori õpetada, et see tegelikult ta nagu tahab head inimestele. Sa kuulad, siis ütleb, et noorele mehele on töötukassa kohustuslik, et see on tegelikult kellegi vana naise nagu heasüdamlik väide, on ju. Tahtega siis juhtida õigele teele, suunata. Ja meie nüüd siin siis laveerime nende mitme erineva inimese, mitme maailmavaate vahel, on ju. Ja me ei saa liiga kaugele minna sinna Plejadide vegetaarianisse, on ju. Teised ütlevad, vau, et sa elad täiesti pilvedes, et see on mingi ulme, et sihukest reaalsust ei ole olemas, aga on ju tegelikult. Ja teisest küljest jälle, kui sa lähed nagu liiga nende lihasööjate keskele, siis sa nagu hakkad hulluks minema nagu, et siis seal on nagu mingid
mingid asjad, mis üldse ei puutu sinusse, on mingid domineerivad ja see nagu tekitab mingit psühhoosi ja nagu mingid asjad. Et sa nagu hakkad uskuma mingeid asju 5 minutiks ja jääd haigeks sellest, onju. Et mina ütleksin, et on plejaadide vegetaarian tegelikult, aga see on nagu väike osa nende Orioni lihasööjate jaoks, onju. Et see on nii väike osa, et nad nagu ei tule sinna, onju. Ja meie jaoks on vastupidi jälle, et see unelm nagu, mida me elame, see unistus või unelm, mida me elame, see on nagu nende kättesaamatu nende Orioni lihasööjate jaoks, onju. Õnneks plejaadide lihasööjad nagu saavad meie käest ühendust. Kuna neil on mingi ühendus lahti, kas nad nagu usuvad Jumalat või on targad või mingi asjaga osadel on lahti, onju, siis nendega saab ühendust. Aga osad just Orioni lihasööjate puhul on mõnikord see ühe reaalsuse versioon on niivõrd tugev, et nad nagu ilma tõlgita nagu ei adu neid teisi reaalsusi või midagi sellest. Mõtle, kui sa oled plejaadide vegetaarian ja sa lähed ükskõik kuhu siin planeedil, siis ma tean, et see on liiga kõrge enamiku jaoks, onju. Ja siis sa ükskõik kust sa saad lihtsalt jätkata oma praktikaid ja koguda sõpru ja aidata inimesi, onju. Sest küsitakse, et mis mõttes sa ei käi tööl, et sa oled kahjur, onju, siin ühiskonnas, onju. Aga kui sa oled reaalselt see Christ consciousness ja see, onju, ja sa reaalselt tahad aidata inimesi, onju, siis sa ka leiad need viisid, onju. Aga inimestel pole seda teadlikkust, onju. Ja siis on inimesed valdavad need mõttemustrid, onju. No kes ikka ei tööta töötukassas, et see on kahjur, onju. Ja no, et see ei ole lihtsalt viisakas niimoodi suhtuda teisesse inimesse, onju. Et see on lihtsalt mingi, no, et me ei tea teise inimese eraasju, võib-olla talle ei sobi olnud too süsteem, onju. Minu jaoks, ma ütlen, miks ma ei tööta antud hetkel töötukassa süsteem, see on liiga kauge süsteem minu jaoks lihtsalt. Minu organism, mis on harjunud siis plejaadide vegetaarianiga praegu, et selle jaoks see süsteem on liiga kiire, liiga kaugel ja nüüd see on ka veel plejaadide enda poolt nagu üle võetud nende maskidega, mis siis tähendab, et ei ole vaja sinna ei ole vaja rohkem plejaadide vegetaariani juurde. Ja inimesed ei taha tunnistada, et planeet muutub, aga noh, planeet siiski muutub ja te võite seal jätkata, aga soovitatakse seal mitte jätkata või midagi sellist, et soovitatakse, et tee midagi muud. Aga inimesed ei usu, et on võimalik midagi muud teha. Ja selleks, nagu, et inimesed sellest tulenevalt, et inimesed ei usu, et on midagi muud võimalik teha, tekib siuke suur käpp või siuke must auk nagu nende kahe maailma reaalsuse vahel. Et on palju inimesi, kes usuvad, et ainult töötukassa töökohad on võimalik elustiil ja reaalsus maailm. Ja neil ei ole teist kogemust. Ja see tekitab siukse musta augu või tühimiku, ja sealt edasi alles hakkab siis vegetaaria või muud reaalsused. Ja on hulk inimesi, kes siis käivad nende vahet, sujutavad, tasandavad ja seletavad nagu seda käppi või seda tühimikku. Mis on minu jaoks nagu, mida mina ise ei tee. Et ma selles kohas ei tee midagi. Seal on abivalmis inimesi, ma olen paari näinud. No ütleme, et inimene, kes on mõlemad kogenud või noh, et ka vajalik on ju, ka vajalik inimene. Et ma loodan, et see video nüüd natuke selgitab minu taju, minu maailmavaadet ja kus ma olen ja miks mul on piir ees. Kuna inimeste mõtted, maailmavaadet suhtuvad minusse teatud viisil. Kui me muudame selle energia natuke paremaks, siis paraneb ka su suhtumine natuke paremaks.
ja noh, ma soovitan keskenduda meie vahelisele suhtele ja kuidas see saada hästi palju paremaks. Okay. Ja see oli siis kõik nagu praegu.